Jesper, sul on hästi äge võileivakohvik, millega sa siis käid ja rändad mööda Eestit ringi kevadest sügiseni ja ma tean, sa just olid äsja ka tänavatoidufestivalil, see oli sul nüüd viimane üritus sellel aastal, eks ju? Jaa, oligi, et nüüd 2 päeva tagasi ma lõpetasin oma hooaja uue maailma päevadel, et nüüd on siis selleks suveks kõik, et nüüd saab natukene puhkama jälle. Jesper on selline võileivakunn, et ta ehitab hästi ägedaid võileibasid kodumaisest toorainest, südamega ise teed ja kuna ma olen maitsnud ka su siis taimset võileiba, mul tuli üks mõte, et ma tutvustaksin sulle enda lemmik võileivamääret ja ehitaks sulle ühe võileiva. Super, ma olen alati valmis nagu uusi maitseid proovima, nii et näita, eks ma üritan siis aidata sind nii palju, kui ma saan. Ma panengi sinu tegelikult tegema seda retsepti. Okay. Ja me teeme pesto määret, see on minu lemmik, see on mu laste lemmik, see läheb alati ülikiiresti, ma jagan seda oma naabritele, nad armastavad seda. Olen kindel, et ma loodan, et see meeldib sulle. Jesper, et sina hakkad tegema, siis ma annan sulle kohe asja ka, kuhu sisse siis seda panna. Nii. Teen sulle. Ja esimene asi, mis me siis teeme, on see, et ma tean, see muhuleib on siin ees ja see on su lemmikleib, eks ju? Jaa, sest ma teen ka muhuleiva kõik oma asjad, nii et see on super hea asi. Minu lemmik on ka muhuleib. Lõikame basiiliku nüüd siia sisse täiesti, näed, haki seesid ära ja ma ise võtan siit mõned lehed, sest et ma ise armastan küll hästi leiba ja saia, aga mulle mõnikord meeldib panna hoopis ka lehe peale. Kas sa oled proovinud niimoodi, et sa paned lehe peale hoopiski? Ausalt niimoodi ei ole, et mul on alati ikka leib mängus olnud, nii et aga võime ühe variandi seda ka teha siis pärast poole. Et gluteeniga sa ühes ruumis saad ikka olla? Jaa, ma olen kõiki söönud. No on inimesi, kes gluteeni näiteks üldse ei talu. Ja siis sellistele ma mõnikord olen teinud ka niimoodi, et ma keeran niimoodi kokku siia lehe sisse igasugused asju, see on hästi huvitav. Ja siis sa nagu teed ennem selle lehe niimoodi pehmeks ka ja siis keerad siia sisse. Aga nii palju ma panen, et kas aitab juba? Sa pead kõik ära panema. Jaa, absoluutselt kõik. Et selle pesto tegemisel on niimoodi, et paned 2 poti täit sihukest korralikku puhmast basiilikut sisse. Ahah, okei. Sa muidu pestot oled teinud, eks ju? Olen teinud, aga ma olen vist karulauga teinud. Ma arvan, jah. Aga sellist varianti veel ei ole proovinud. Kas sa taimset pestot oled teinud? Ei ole. Et ongi tänane jälle päev, mille ma kogen midagi uut oma elus. Mis suhe sul taimetoiduga üldse on? Ma mäletan, et sa leiutasid ühe taimse kikerenne kotleti, millest sa rääkisid, said väga uhke selle üle. Jaa, me oleme teinud nagu taimetoitu ka oma võileiva kohvikus, aga sellist pikemat suhet, ma arvan kõige pikem suhe taimetoiduga mul oligi kuskil 3 kuud, et 1,5 aastat tagasi, kui ma elasin Palisaarel, siis ma proovin ära, et ma liha ei söö ja vaatan, mis ta teeb minuga. Kuna kõik hästi paljud inimesed räägivad seda, et kui liha söömise lõpetada, siis mingi hetk tekib suur energiatõus ja sa hakkad uusi ideid saama ja uusi mõtteid aga minul seda ei tekkinud kahjuks. Sinul see tekkinud? Jaa, kahjuks minul seda ei olnud ja mingid nagu väga suuri muutusi ei olnud. Ja siis ma kuidagi pöördusin liha juurde natukene tagasi. Sul naine on taimetoitlane vist enne? Ta ei ole päris taimetoitlane, aga ta armastab süüa hästi puhast liha ja mitte sellist väga-väga raskeid lihasid. Okei, no mina näitan sulle siis seekord taimset pestot täiesti. Võta pesto sees käib alati juust, aga meie juust ei pane. Taimetoitlased asendavad selle maitsepärmiga. Maitsepärmiga, aga maitse korraks seda. Võta näppa otsaga, kas sa oled proovinud kunagi? Hästi natukene võtta. Et kui sa teed näiteks suppe, siis sa paned juustuse meki saamiseks seda maitsepärmi sisse. Meenutab midagi. Ta on siuke... Meenutab juustu vist. Ta on juust, on ju? No kuivand juustutükid olid. Nii. Me paneme siia sisse umbes 2 supilusikatäit maitsepärmi ja siis võta see ja võtame siit 1 tüki küüslauku. Kui ma seda pestot tegin, siis ma avastasin, et küüslauk on see, mis paneb selle pesto tööle. Kui ma panen kõik asjad, komponendid sisse ära ja mul küüslauk on ununenud, siis ta on siuke nagu siukse väikse kehva maitsega ja võta nuga ka. Kas ma panen terve küünes ja sisse võtavad ära? Ei, sa ei pea, sa pane ilusti terve küüs sisse. Hops, nii, siis paneme veitsa sidrunit. Ei saa.
nüüd tuli küll rinnale. Kusjuures sidruniga mulle meeldib teha naistele väga hea nipp. Sidrun on see, mis paneb juuksed ju läikima, tead, habeme paneb läikima näiteks. Niimoodi natukene sätime sulle. Ma tean, sa väga armastad käia ju seal meeste kuidas kutsutakse neid, kes habemega tegelevad? Ongi habemesalongis. Habemesalongis, vaata, juuste peale paned, sidrun on selline, mis on hästi hea näole hommikul. Sa võid seda sisse juua veega, ta paneb su seedesüsteemi tööle ja siis paned juustele ja habemele ka, kellel on. Jaa, pärast seda muideks, kui ma hakkasin habe kasvatama, siis ma saan aru nüüd naiste igasuguste maniküüridest, salongidest ja asjadest, et see on tegelikult, ma käin vahest isegi salaja tund aega seal habemesalongis lõuna ajal, et see on täielik relax, et ma mõistan need naised. Sul on väga kena habe. Nii. Ja siin on meil indiapähklid. Indiapähklid me kasutame selleks, et saada sellist kreemist konsistentsi. Meil on siin 150 grammi indiapähklid, viska need ka sisse. Nii, ja siis paned näpuotsaga soola. Aga see indiapähklid on enne veeseest leotatud või no? Jaa, need on jah, et kui sa paned indiapähklid rikkus, need lähevad pehmeks. Okay. Ja siis nii, kui sa natukene nagu kokku segad neid, ütleme blenderis või saumikriga, sul on kohe kreemised. Ja sa võid miksida siis seda maitset niimoodi, nagu sa ise tahad, kas magusaks või siis soolasemaks. Okei, nii, palju ma soola panen? Pane näpuotsaga. Vaatame su seda sükest tunnet. Ma olen super soola. Oled jah? Aga pane nii, nagu sul on tunne, et siia võiks nagu sobida. Pane pool veel, Pane. Nii, ja siis ma tahaks panna oliivõli. Umbes 100 milli lükka sinna sisse. Võid sa pipart ka äkki, ma arvan, panna. Pipar on ka, jaa. Ma mõnikord salaja panen chillit. Sa armastad chillit? Jaa, sest mulle meeldivad tugevad maitsed, ma ei tea, millest see on, et võib-olla ma kipun tavaliselt ongi näiteks pipraga ja soolade asjadega üle pingutama natukene, aga mulle kuidagi meeldib küüslauk ja mis on Eestis kasvab ka chilli, aga mis on? Jaa, ma ei tea. Nõges. Hea lugu oli see, me elasime kunagi talus oma elukaaslasega ja üritasime siis ka looduslikult toituda. Ja siis mu naine tegi nõgese suppi, aga see tuleb ka piisavalt kaua keetma, et see nõges ära kaoks, aga ta unustas nagu piisavalt keetmata, nii et ta ikka jäi kõrvetama veel. Ja mina olin muidugi esimene, kes seda sõi, nii et mul kõik suu õhkas ja niimoodi, ja siis ta ütleski, et ai, see peabki nii olema, et see on Eesti chilli, aga just kuu aega hiljem, et tegelikult sa ei pidanud kõrvetama. Aga nii et kes tahab proovida. Mulle meeldib see, sest mulle väga meeldib korjata metsikuid taimi metsast näiteks, naati, nõgest. No ära keeda siis pehmeks, jätta natuke. Ma muidugi nagu kõrve nõgest ma ei ole söönud, aga väga hea mõte, ma proovin. Nii, aga nüüd me laseme selle siis siin peeneks. Nüüd on meil see basiiliku määre on valmis. Ta on siuke hästi kreemine, see kreemisus tuleb siis nendest indiapähklitest ja ma arvan, et tõmbame selle siia ümber lihtsalt siis. Mulle meeldib kodus niimoodi, et ma panen hästi paksult peale seda ja siis on siuke pestone basiiliku maitse hästi tugevalt. Lükkan sinna mingi tomativiilu peale ja siis lihtsalt söön. Kas sa pigem röstid oma leibasid, saiasid või kuidas sa sööd? No oma võileivakohvikus me teeme elavatel sütel, mis tuli annab selle leivale veel erilise super hea maitse. Ma ei mäleta, et sul oleks elavad sööd, tõesti? Sul on oma ahi seal või? Jaa, meil on täitsa ahju, täitsa süte peal teeme, et see annab hoopis teise maitse, kui ta tuleb sul rösterist või kuskilt panni pealt, et proovi kunagi. Kööki lõke ja siis... Nii, ma tegin ühe võileiva juba valmis, ma panen siia tomatit, siis ma natukene kaunistan sellise pipraga, kuna sa armastad soola, siis ekstra sinu jaoks, ossa nüüd tuli. Okei, maitseme, ma teen endale ka. Ma otsin mõne peenema viilu, mis sa siin lõikasid. Ma senikaua proovin. Jaa, et võti on see, et sa siis paned sinna ühe mõnusa küüslaugu küüne ja rohkelt basiilikut ja siis määrid hästi paksult. Õhukese viilu peale. Sina kui võileiva meister, ütle nüüd oma professionaalne arvamus, palun. Üks asi on see, et toit on hästi aus asi, et ma kunagi ei oska valetada nagu selle koha pealt. Ära valeta, jah? See tõesti on hea.
tõesti ma kujutangi ette, et niisugust võiks, aga küsimus, kas sa teed hommikusöögiks saad seda teha, et kui sa küüslaugu sisse paned? Jaa. Et kas me pärast sa pead päev läbi rääkima kogu aeg, kuidas sellega? Et no suudlema ei lähe sellega vist. Tegelikult ei ole nii tugeva küüslauguga, eks ju? No siis pead peiksile ka tegema jah, et siis... Hea on, tõesti. Kergelt juustune mekk tuleb välja, on ju? Sellest maitsepärmist. Aga maitsepärm ei ole siis aktiivne. Ehk siis, et see ei ole see sama, mida sa paned näiteks saia sisse. Aga kui sa nüüd teed selle kausitäie valmis, kaua ta sul säilib, kaua sa saad külmkappi panna või mis seda ka teed või peab kõik korraga ära sööma? Ta säilib nädala kindlasti. Mul on niimoodi, et kuna ma teen seda, siis ma jagan laiali ka kohe ja mul lapsed söövad selle hästi ruttu ära. Aga nädal on kindlasti. Ma ei ole sattunud kokku olukorraga, kus ta läheb pahaks, ma võin ausalt öelda. Jaa, okei. Vot, aga selline... Kõll siis, head isu. Head isu. Oota, aga kuidas sa kaunistaksid seda, kui sa tahaksid seda kaunistada? Mis sa nagu ise juurde paneksid? Sinu selline kunstiline vaade võileivadele? Kõige lihtsam on alati, ma võtan Itaalia toidu järgi, et Itaalia lipuvärvid. Aha. Roheline, punane, siis peaks mingit valget või midagi olla ja ongi korrast. Ja ilus pruun leib all ja... Aga mis asi see valge võiks siin peal olla siis? Sool on meil siin peal? Ei, mitte soola, soolast on küllalt. No kuna sinu retsept, mõtle välja sinna, mis jääb? No, ma ei tea, mul tuleb ainult see mõte, et siin on valge, vaata. Valge koht. Aga see ikka läheb roheliseks. See on roheline pigem, jah. See on nagu pigem roheline. Idud. Jah. Idud. Valged idud näiteks siia peal. Need peenikesed lutserni idud. Noh. Kõik söök hakkab silmadega pihta kõigepealt ju. Kuna, nagu ma alguses ütlesin, on küll inimesi, kes ei söö ju saia ja ei söö leiba, siis üks variant on alati panna lehe sisse. Ma mõnikord teen selliseid näkse külalistele ka. Ehk siis, et panengi sellise, võib-olla natuke palju, panen hunniku mingeid häid asju ja siis, kui on selline väike tugev roomakapsaleht, siis ta jääbki nagu siuke väike paadikene ja siis sa nagu söödki ta niimoodi ära nagu... Et mitte rulliks, vaid ta jääbki paadiks? No nagu ta jääbki paadiks, jah. Aga kui sul on nüüd olukord, kus sa tahad ikkagi, et ta oleks rull, siis võtad ja keerad niimoodi kokku. Ja siis põhimõtteliselt söödki sellist rulli. No nii, aitäh! Aitäh sulle!